kaitsmisega igas mõttes, ka välismaal, rääkides seda, mis ei vasta. Kõigepealt tänan kolleege. On praegu kõige tähtsam. Erik Krieger ja Roland Anton Rand, palun. Valitsus. Nüüd on Eesti rahvavalitsus. Nüüd on valitsus, mida Eesti rahvas toetab. Nüüd on meil peaminister, kelle kohta me võime öelda, see on Eesti rahva peaminister. Nüüd on rahvas ja valitsus ühtsed. Meil on kaks paralleelset maailma. Üks on päris maailm, kus elab valitsus ja kõik teie. Ja teine on mingisugune roosa mull. Если мы справимся хорошо, тогда люди смогут прийти на выборы и сказать, мы вас поддерживаем. Если не справимся, тоже у них будет возможность это сказать. А сейчас мы справляемся, премьер-министр справляется, поэтому он должен продолжить. Спасибо. Kui olid valimistulemused välja kuulutatud, oli neil kõigil väga hea meel ja kui moodustati see valitsus, siis oli nendel veel parem meel. Ja siis nad ütlesid, et no nüüd ometi ükskord lõpeb ära see vaeg ja see kisa ja see halvustamine ja see turjus ajakirjanduses. Me enam ei suuda kannatada. See käib meile nii närvidele ja see rikub meie tervist. Et ma tahaks teile küll öelda, et see lõpeb, aga kahjuks ma arvan, et kõik on tegelikult alles all. Te ei ole mitte kunagi eksinud oma poliitiliste vaadete, seda oma ei ole, te loete ainult mõningaid väheseid ajalehti ja olge selles ja kui vaja, siis küsige nad on ikka teine kord küsinud. Või nüüd on asi nii väga hulluks läinud, et mis nüüd saab. Valitsus kukub või midagi hullu. Ei ole kedagi olnud. Ma ei tea, kui midagi muud, siis selgitasin 4 korda. Tähendab, põhimõtteliselt on niimoodi, et keda sollas, siis ei ole kirjaliku avalduse. Kirjaliku avalduse, et edasi sõna neeger häirib. Ja kui on kirjaliku avalduse, siis on alles õigus menetleda. Mitte politsei hakka niisama ei saa seda õigus menetleda. Eesti keeles niisama sõnaraamat on neeger olemas. Mina küll ei leia. Mitte kui Eestis on õigus põhiseaduse järgi oma emakeele. Head sõbrad, meie meeleavaldus hakkab lõpule jõudma. Aga see häirib. Tegelikult häirib. Jätkuma Jüri Ratas peab, jätkuma Jüri Ratas peab, jätkuma Jüri Ratas peab, jätkuma. Linda pisikesed kümnist saadiku lõpetused, et sõna neeger on olemas ja nad on olemas. See Viidemani sõnaraamatul, vaid see on rahva mälus. Niimoodi meie rahvas, väike rahvas, ära mine vaata, see on lasteraamat, Rootsi kirjanik Astrid Lindgren ütleb, et Pipi Piksuga kuningas on kurru nutiga, see kurru nurru nutimaal ei ole. Millest probleem on? Mitu kodanikud oli sellega kurtusma, et neid häirib. põhimõtteliselt on niimoodi, et kui kirjalik avaldus on kirjutanud, siis on õigus politsei menetleda. Siin on praegu viimase 5 minuti jooksul keegi tunneb ennast solvatuna, peab kirjutama avalduse politseile, antud isik solvat mind neegrist näiteks nii ja võtma 2 tunnistajat veel kaasa. Siis on ühesõnaga juriidiliselt võimalik menetleda asja politseis. Et ta käis selle plakatiga ringi sõimas kedagi neegriks või pededeks, mis iganes.
ühesõnaga, kui tal on, politseil on ühesõnaga võetud temalt sellelt, kes ta solvati nüüd, kirjalik avaldus ja 2 tunnistajat veel peale selle, et tal on õigus minna kohtusse. Ühesõnaga, see on juriidiline fakt, ühesõnaga, ma tegin kunagi Rakvere politseile mingi kuradi poolteist tagasi selle selgeks, ühesõnaga. Ja kuna tegemist on juriidilise faktiga, midagi ja teie väidate, et üks inimene, keda teie millegi pärast tahate varjata, ja Leo jätkab. Sellele au kõige vanemad osalejad 19 aastaga rääkis tee mulle ka no nii, elab veel. see härrasmees tuli minu juurde. Elab veel. Anni. Ta ütles mulle eesnime Elmar. Ta isegi ei esitanud enda perekonnanime. Kui inimene avalikus ruumis esitab mulle siis ta peab esitama. seega varsti läheb vaja, aga sellega ei lõppu. Endale ei taha jätta? Ei taha jätta, mul on palju oma. Edasi täpselt edasi, see valimus peab aga vabandan kõigi ees, aga ma pean ära jooksma, mul on kella... Ei, ma õnne soovin, ma käisin sul... Ladistus jätkab, jah? No praegu ma olen küll, jah. Teeme ära! Eesti eest, teeme kärgu. Sellepärast mina on ju vaenlaste poolt välja kistud, nad ei ole ju teravad. See on siinsama all, hotelli maja. Linnavara amet, see töö on ammu tehtud. See on siit alla minna. Ja kohe paremale, siit alla minna mäed. Kohe paremale osakust üle tänava hotell ja seal on kole peal, on uuse peal mitmed silmid. Saate alt sisse üleval annate keele. Tema imanele sekretari. Ma ootan sind siin. Jah, sest siin keegi ei reklaami, et loe seda raamatut ja käituda nii. See on lihtsalt alternatiivne raamat ja inimesel on õigus enda maailmavaadet avaldada. Ja see on väga õige koht, kus ma näitan seda infot. See ei ole reklaam. Ma ei müü mitte midagi, ma ei pane endale raha tasku, ma isegi tunne neid inimesi. See ei ole eravalgus. Riigikogu on üldse üks avalikumaid kohti, eriti hoov. Kui ma lähen kellegi kabinetti ja ta ütleb, et astu välja, et ma tahan tööd teha, siis ma muidugi ei lähe. Kellega ma pean kokku ütlema? Sa isegi ei esita mulle ennast. Sa ütled, et sa oled politseinik. Ma võin ka öelda, et ma olen politseinik, mis iganes. Väga tore. Sellest tuleks aga kas nagu politseinik ei saa aru, et ta peaks nagu esitama, kui tal on sellised nõudmised? Kaitsmisega igas mõttes.